tabeliülesanne. Kõigepealt võtta A3 paber ja joonlaud ja mõõda servast 14 cm ja 14 cm. Eesmärk on teha paberile 9 võrdset jaotust ehk ristkülikut. 9 võrdseks osaks jaotame. Ja iga ristküliku sisse tuleb siis oma ülesanne. Sedapidi on siis 14 cm, alt samamoodi märgi ära 14 cm. Ja ühenda need jooned. Ja teistpidi täpselt samamoodi. Seekord siis 10 cm umbes ja pluss veel 10 cm. Ikka 0 paberi serva 10 pluss 10 ja jälle ühenda ära. Ja nii saamegi 9 võrdset jaotust. Nüüd kirjutame märksõnad igasse lahtrisse. Esimesse putukad, teise sinine, kolmandasse liiklusvahendid ja ülevalt alla vesi, triibud ja numbrid. Esimesse tulevad siis putukad ja vesi. Putukad veekeskkonnas näiteks, suhtu loominguliselt. Mida sa sinna iganes joonistada tahaksid? Kas mingid veeputukad, putukad vees ujumas või on sinu välja mõeldud liiutatud loodud? Kõrval oleks näiteks sinine ja vesi. Ja sealt edasi esimese rea viimane oleks vesi ja liiklusvahend. Nii et sinu oma looming, mis võiks olla vesi seotud liiklusvahendiga või milline liiklusvahend oleks seotud veega. Nüüd sinine ja triibud. Jällegi, triibud võivad olla täpselt sirged, triibud võivad olla sellised natuke sebratriibu moodi või jällegi sinu oma nägemus. Ja ära unusta, et siniseid toone on ju erinevaid, kasuta neid. Aga kui nüüd A3 paberit juhtumisi kodus ei ole, siis siin on alternatiiv võtta 2 A4 paberit. Või üleüldse, ka selles suhtes saad suhtuda loominguliselt. Võid ka kõik ruudud eraldi paberile ju teha. Aga A2 näitel näiteks võiks kirjutada ruutudesse nii: putukad, üles ritta sinine, vesi ja triibud. Ja teise paberi peale kirjutame liiklusvahend, roheline, numbrid ja linnud. Mis on täiesti vabalt ka 3 tunni tööga. Et kui sa ühe päevaga, ühe korraga jõuad ära teha 3 ristkülikut põhjalikult, siis on väga hästi. Ja jõudu! Edasised juhendid e-koolis.